avati laulu ja heldimuspisaratega 2019. aastal Riisivere-Turba raudteelõik, mis olevat olnud esimene samm selleks, et rühkida raudteeehitusega Haapsallu välja. Ma arvan, et siit Riisiperest Turbani on esimene etapp selline õige samm, aga siit tuleb edasi minna Haapsaluni ja Rohukülani välja. Kuid ei mingit edasiminekut siiani. Varsti vahetus valitsus ning raha Haapsalu raudteeks visati eelarveplaanidest välja. Eile Tallinna ja Haapsalu linnapea avalduse allakirjutamine, et riigivalitsus võiks leida raha, pole ka just muidugi konkreetne edasiminek. Raudteeparalleelidega jätkates tunneli lõpust valgust ei paista, näidati lihtsalt taskulambiga, et tunnel on olemas. See on ikkagi kogu Eestile oluline küsimus, et me oleme oma pealinnaga ühendatud. Haapsalu mõistes, arvan, on see oluline selle poolest, et inimesed peavad saama elada oma kodus ja käia tööle või õppimas sinna, kuhu nad seda soovivad. Ja raudtee kindlasti sellele väga palju kaasa aitab. Raudtee jaoks on olemas ehitusprojekt ja kehtiv ehitusluba. Puudu on ainult raha. Avalduses rõhutatakse, et elluviimine sõltub riigieelarve või Euroopa Liidu rahastamisest ning valitsus peab ette nägema vajalikud vahendid esimesel võimalusel. Tallinn on Eesti pealinn, et see ongi loogiline, et kõik teed meil Eestis viivad lõpuks Tallinna ja loodame, et varsti viib ka tee Haapsalust raudtee näol Tallinna. Ja ega siis Haapsalu pole ainuke, siit saab edasi lausa kuhu? Siit edasi saab ju Rohuküla sadamasse, kus on siis praamiühendus nii Vormsi kui Hiiumaaga, et see raudteeprojekt ei olegi ainult Haapsalu jaoks, on terve Läänemaa jaoks, sealhulgas Vormsi jaoks ja lisaks tegelikult ka Hiiumaa jaoks. Inimesed Haapsalus muidugi ootaksid, et raudtee tuleks sinnamaani. Ma olen ka selle poolt, nagu need siin sildide värgi väljas on, aga ma loodan ikka ja väga tahan, et ta tuleks siia tagasi. See peaks olema kindlasti riigi jaoks prioriteet, et sinna oleks vaja riigieelarvest raha ja tuleks taotleda Euroopa Liidust ka siis erinevatest meetmetest, kus võimalik seda raha saada on. Ma arvan, et see oli paras sigadus, et see raha ära võeti mõned aastad tagasi. Kui ma jõuaks näiteks kiiremini Tallinnasse, et see oleks üks põhjus, et miks ma tahaks näiteks rongiga sõita, ja ka see, et võib-olla pilet oleks nagu odavam. Meil on kaks põhjust, et mis otseselt nagu mõjutaks mind, et kui ma Tallinnast näiteks Haapsalusse tuleks või Haapsalust Tallinnasse läheks. Ma arvan, et see teeks liikluse Haapsalu Tallinna vahel siis natukene ka tihedamaks. Inimesed saaksid maalt linna lihtsamini, kõik Palivered, mis siin teeb, Palivered, Aebla, kõik mis tee peale jääb, et sealt saaks inimesed lihtsamini linna. Et ma olen väga poolt, et see projekt läbi läheks. Tallinn-Haapsalu reisirongiliiklus lõpetati 1995. aastal. 2019. aastal avatud Riisivere-Turba lõigul on viimastel aastatel 120 000 reisijat aastas ehk umbes 10 inimest igas rongis.